Eesti kaitse-eelarve investeeringutest üle poole jõuab jätkuvalt Eesti majandusse. 3 viimasel aastal investeeris Kaitseministeerium meie majandusse 447 miljonit eurot. 2019. aastal tuli Kaitseministeeriumilt Eesti majandusse ligi 180 miljonit eurot, mille eest soetati enama kui 2400 Eesti ettevõtte kaupu ja teenuseid. Sellest 100 miljoni väärtuses investeeriti kaitsetaristu, varustuse ja infotehnoloogia arendamisse. 203 miljonit eurot investeeringute kogumahust kulus kaitseotstarbelise varustuse hankimisele. Sellest summast kolmandik ehk üle 60 miljoni euro jõudis kodumaistesse ettevõtetesse. Nendest enamik oli sõidukite hooldus- ja remonditeenuste ning isikuvarustuste pakkujad. Kaitseväelasti vormirõivad, saapad, saapakatted, alusmatid ja sõdurikotid on 100% Eesti ettevõtete toodang. Taristut arendasid ja ehitasid täiel määral ning kinnisvara haldasid 95% ulatuses kodumaised pakkujad. Kaitseministeeriumi haldusalas olevate asutuste kinnistud paiknevad üle terve riigi ja annavad tööd väga paljudele kohalikele ettevõtetele ja inimestele. Peamiselt Harju, Viru ja Pärnumaal, aga ka Tartu ja Võrumaal. 2019. aastal olid mahukaimad projektid Tapa linnaku meditsiinikeskus ja tagalahoone, Kaitseväe keskpolügooni teed ja sillad, Tapa linnaku ühendus ja rasketehnika teed ning Jõhvi linnaku uus kasarm. Eesti päritolu teenusepakkujatele tehtud tellimused moodustasid pea 86% majanduskuludest. 95% toitlustusteenustest ja toidukaupadest tuli kohalikelt pakkujatelt. Kaitseväe sööklatoit on suuresti valmistatud kohalikust toorainest, mis on ostetud Eesti ettevõtetelt. Üle 4 miljoni euro investeeriti infotehnoloogiasse, millest pea 80% telliti Eesti ettevõtetelt. 2 aastakümne jooksul on Kaitseministeerium toodete kõrgetasemelise arendamise ja konkurentsivõime tagamise nimel toetanud kaitsetööstust 5 ja enama miljoni euroga. Näiteks toetas Kaitseministeerium 35 kõrge ekspordipotentsiaaliga uuenduslike toodete väljatöötamise projekti. Kaitseministeerium pani õla alla ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu ning Startup Estonia vahendatud ettevõtmistele, mille seast võib esile tõsta mitmed küberkaitseettevõtted. Cyber North ettevõtluskiirendi ja Garage 48 Defense Hackathoni. Kaitseministeerium jätkab Eesti majanduse elavdamist ka edaspidi.